tulemast! Täna oleme siin Bernova skatepargis, et küsida mõned küsimused siit värsketelt trennis käijatelt ning ka muidugi treenerilt. Esimeseks küsimuseks oleks, et kuidas see kõik siin alguse sai? Sa mõtled rulluisutrenni või? Jah. Rulluisutrenn sai alguse sellest, et ma olen terve elu rulluisutanud ja siis ma tundsin, et Pärnus ei ole üldse kohta, kus saaks rulluisutamist õppida. Ja ma rääkisin sellest Bernova direktorile ja ütlesin, et ma tahan olla uisutreener ja ta ütles, teeme ära. Ja nii juhtuski. Okei, väga huvitav. Minu järgmine küsimus olekski olnud, et kui kaua te olete isiklikult tegelenud siis rulluisutamisega? Aga nagu ma aru sain, siis oletegi... No mis vanusest umbes alustasite? Jah, ma alustasin kuskil... No jääuiskudega ma sõitsin juba mingi 6-aastaselt, aga rulluisud ma sain 12-aastaselt, nii et ma olen kuskil 22 aastat juba rulluisutanud. Okei. Aga küsiks siis ühe küsimusega teilt siin trennis käijatelt, et kuidas teile hetkel siin trennis üldse meeldib käia? Väga palju. Võiks rohkem kesta, aga muidu on teiega ka. Hästi. Okei, väga tore kuulda, siis järelikult midagi tehakse hästi siin ikkagi. Meil on lõpus. Jah. Kuidas teile endale meeldib siin treener olla? No esialgu peaks ütlema, et mulle väga meeldib, et mul on väga palju ideid, mida ma hetkel veel ei saa siin realiseerida, et mul on mõte ikkagi minna ka õua nendega rullusutama, aga vaata, nüüd tuli talv peale, nii et ma tahaksin laiendada kogu seda ala, kus sõita, et mitte ainult olla siin Rabatanav või selle Turba tänaval, vaid ka näiteks, kui Munamäel tehakse nüüd uus skatepark, et sinna minna oma õpilastega ja linna peal hakata sõitma ja tegelikult mul on mõtteid küll, nii et jaa, see on alles algus. Kas seal nendes mõtetes on ka näiteks mingisuguste trikkide või niimoodi lisamine hüpped ja niimoodi? See nüüd oleneb õpilastest, kui palju nad ise tahavad areneda, et meil on algajate trenn, seega me alustame kõigepealt sellest, et me õpime õigesti kukkuma ja et me õpime õigesti sõitma ja siis, kui juba kõik seda oskavad, siis me võime proovida igasugu trikke ja asju küll. Ja. Aga mis teie arvate, kas te tahaksite mõned trikid selgeks õppida ja nii? Mina väga tahaksin. Mis teie arvate? Tahaks ikka. Lähme siia kaugemale ka natukene, et sa ei taha vastata? No okei, tundub, et siit poolt ei taheta vastata. Kusjuures Adele juba oskab mingit trikke ka ju. Aga mis trikkid oskate? Ei oskagi nagu otseselt trikke, aga nagu näiteks tagurpidi sõitmine, siis rampide kuidagi edasi-tagasi. Ja. See on ka juba suur oskus tegelikult. No tegelikult jaa, see tehniliselt käib ka trikkide alla, sest ilma trikkideta sõit on lihtsalt niisama sõit. Aga aitäh küsimuste või vastuste eest ja loodamegi siis mõni järgminegi kord mõne intervjuu teha, kui on juba suurem areng. Siis, kui me oleme juba nii osavad, on ju, ja saame näidata igasugu asju. Jah, aga suured tänud!